tere tulemast, sõnnid! Siin on teie juulikuu ülevaade. No nii, kallid sõnnid, õppimisvõimaluste kuu ehk siis teile tuleb sel kuul mingi asi nähtavaks päevavalgele või nii-öelda teatavaks, mis võib emotsionaalselt tunduda keeruline tegeleda ja tahaks pigem minema kõndida või jätta selle asja sinna paika, keelduda sellega tegelemast. Aga see taganemise või ärajooksmise taktika peaks nüüd siin lõppema selliste olukordade puhul. Te olete varem neid asju samamoodi lahendanud, see ei ole lahendust saanud, see on jäänud kuskile õhku rippuma. Siin on teie õppetund sel kuul vaadata faktidele otsa ja lahendada, tegeleda, tegutseda, mitte minema kõndida, alla anda, vaid võtta seda kui õppetundi, mõista seda kui õppetundi ja hinnata seda samuti kui õppetundi, ehk siis mida mul on sellest õppida, kuidas ma saan lahendada seda järgmine kord ja praegu sellega tegeledes loote te endale tulevikuks võimaluse, et esiteks te ei pea enam selliste olukordadega tegelema, need ei kordu enam. Teiseks, te oskate selles olukorras hinnata asju õiglaselt ja kolmandaks, te lõpetate enda nii-öelda loobumismustri selliste asjade puhul. Ehk siis millega täpselt tegu on, see saab olla informatsioon, mis on seotud inimestega, ehk siis kas kellegiga meie tutvusringkonnast, keegi, kes on sugulane, sõber, töökaaslane, keda me oleme lähedaseks pidanud, aga ilmneb miski, mis ei sobi teie nii-öelda ootustega või teie tõekspidamistega. Siin ongi teile üleskutse, tegelege sellega, öelge välja, leidke moodus viisakalt öelda, lahendada seda probleemi ja väljendada oma seisukohta. Ehk siis mitte loobuda inimesest või siis olukorrast, vaid tegeleda sellega selliselt, et olukord enam ei korduks ja inimene jääks teile alles, aga mõistvamana. Ehk siis teised inimesed ei saa meie mõtteid lugeda, kui me neid ei väljenda. Ja kui me väljendame liiga hilja, valades neile kõik kaela korraga, siis sellest ei õpi keegi. Sest seda on liiga palju korraga. Asju tuleb öelda siis, kui nad hakkavad häirima, kui nad juhtuvad, mitte hiljem. Me ei tee sellega heategu kellelegi. Aitäh ja olge hoitud!